Janar Soo, no ma ei tea, põnevat stsenaariumit annab ette manada silme ette, aga mis täna teisel pool otsustajaks sai, kas Rait keerles mitte mängimine? Kindlasti see mõjutas, aga ma arvan, et see ei ole nagu selles mõttes ega see korvpall, et sellist asju juhtub ja teised peavad lihtsalt tema ülesanded ära täitma ja selles mõttes, et CJ täna tuli väga hästi mängu ja oli väga kasulik minu meelest. Aga otsustavaks, ma arvan, sai neljand veerandi algus, kus me ei saanud, ma arvan, viskelegi esimesed paar minutit ja tegime mingi 5 palli kaotsust järjest ja neil nagu õnnestus selles mõttes meid karistada kohe ja sinna see läks. Kas täna jäi nagu väsimuse taha ikkagi ka veidi, et mängisite lõpus ju teise poole ja viimase veerandi sisuliselt 5 mehega? Jah, et täna oli vigadega Jama ja Pubalo sai päris suur koormus, et tal jooksis ka vahepeal, ma arvan, et vist tõks sai otsa, et tuli paar rumalat otsust seal ja eks tal on korvi all raske ka, need on viiekesti seal koos kogu aeg. Mida sa näed, mis Rapla mängus need parandada annab, et mille pealt juurde panna annab? Kõigepealt selles mõttes, et eelkõige ma arvan enesekindluse pealt, et otsustavamalt tegutseda, kiiremad otsused, paremad lahendused, vähem palli, vähem rumalat palli kaotuse ja vigu selles mõttes, et mõte ainult on, ma arvan. No ega Rakvere hallis on ju tegelikult päris raske mängida ka, sest neid päris kõvasti toetavad oma meeskonda. Absoluutselt, aga mulle lihtsalt väga meeldib siin mängida. Aga loodame, et me saame Raplas anda teile samasuguse toe ja jõu, nii et püüame võrdväärsed olla. Kahtlemata, aitäh! Aitäh, Janar, ja jõudu!